Minu nimi on Heigo Ritsbek, olen Eesti Anglo-Katoliku Kiriku vaimulik, piiskop ja esitan mõned küsimused. Kui teie hulgas, kes te vaatate praegu seda videot, on inimesi, kes ei kuulu veel ühtegi kirikusse või kes on kuulunud kunagi mõnda kirikusse, aga kes on pettunud milleski või on toimunud midagi muud ja praegusel hetkel ei ole sa koguduse liikmete hulgas, siis milline on võimalus olla Eesti Anglo-Katoliku Kiriku liige? Siia kuuluvad kristlased, kes on kiriku liikmed, mis on liturgiline, sakramentaalne, anglikaanne ja katoliiklik, kui öelda mõned sellised targemad sõnad, mis omavad sellist teoloogilist tähendust. Me usume, et inimene peaks olema ristitud ja loomulikult täiskasvanute puhul inimesed usuvad enne seda Kristusesse kui oma lunastajasse, päästjasse. Jumala sõna ütleb ka, et kes usub ja kes on ristitud, see saab õndsaks. Nii et ristimine on Jumala tegu, mitte inimese tegu. Meie õndsaks saamiseks väga vajalik. Aga meie õndsaks saamiseks on ka väga vajalik saada sellest kinnitusest osa, ristimise kinnitusest, ja see toimub igal pühapäeval, armulaual. Sellepärast me käimegi missal ja me saame osa Kristuse ihust ja Kristuse verest. Nagu Piibel ütleb, et kes minu ihu ei söö ja minu verd ei joo, sel ei ole igavest elu. Tahame igavest elu pärida, siis me peame missast osa saama. Ja missast osa saades me usume, et me saame tõeliselt osa Kristusest. Tema on söömaaja pidaja ja samal ajal on tema söömaaeg. See kuulub jälle selliste asjade hulka, mida me oma mõistusega ei saa lõpuni aru, aga me usume seda. See on salasus. Eesti Anglo-Katoliku Kirik pakub võimalusi inimestele teenimiseks, kaasalöömiseks väga erinevates kirikuelu valdkondades ja olla üheskoos nendega, kes rõõmsalt käivad teed koos Jeesuse Kristusega kuniks selle ajani, kui me ükskord võime olla imelisel talle õhtu söömaajal, nii nagu seda nimetab Piibel, ehk olla taevastes koos meie issanda Jeesuse Kristusega. Võib-olla on Eesti Anglo-Katoliku Kirik kohaks, kus ka sina võiksid olla koos teiste rõõmsatega. Tere tulemast!